Me räägime suhtest. Aga tegelikult me räägime ajast. Sellest ajast, mida keegi ei taha oodata. Ere kuni otsukuud. Enne kui südamed tõesti näitavad, kas nad kannavad sama rütmi või ainult sama igatsust. Sest seks paneb inimesed kokku, enne kui nad üldse teavad, keda nad oma ellu lubasid. Füüsiline klapp ei ole veel armastus, see on keha refleks, aga hing vajab aega, süda vajab ruumi, iseloom vajab kannatlikkust. Ja ometi tormavad nad voodisse, nagu oleks elu võistlus. Nad ei tea veel suhtlusviise, piire, harjumusi, valupunkte, haavu ja hõõrdumisi. Nad ei tea oma tõde, nad teavad ainult tungi. Aga tung ei hoia kodu koos, kodu hoiab koos kõla. Intiimsus ei ole see, kui sa oled alasti. Intiimsus on see, kui sa oled kohal, kui sa räägid ja sind päriselt kuulatakse. Kui sa kardad ja sind ei karistata aususe ees, kui sa vaikin ja teine ei ehmu, see sünnib kuuded jooksul. Sest inimene ei näita end esimesel kuul leitab inimene lootust, teisel kuul läitab ta harjumusi, kolmandal kuul läitab ta varjusid, neljandal kuul läitab ta piire ja 8. kuuks on näha, kas te kasvate teineteist või kulutate teineteist. Paljud eksivad siin, nad arvavad, et seks tähendab sobivust, ei seks tähendab ainult keemiat, aga suhe vajab rohkem kui keemiat. Suhe vajab ausust, vastutust, kohalolu, võimet rääkida, võõvõimet kuulata, valmisolekut õppida. Need ei selgu kunagi esimeses nädalas, need selguvad jooksub kuu jooksul. Kui kaks hinge kohtuvad õigesti, siis nad ei kirusta, naudivad avastamist, nad lasevad maskidel kukkuda loomulikus tempos. Nad ei ehita tuleviku käembusi peale, nad ehitavad selle isiksuste sobivusele. See on täiskasvanud armastus, see on küps suhe. Selline suhe ütleb, ma tahan teada, kes sa oled siis, kui sa ei püüa mulle meeldida. Ma tahan näha, kuidas sa lahendad konflikti, mitte ainult, kuidas sa annad iha. Ma tahan tunda su hinge, mitte ainult su keha. See on ruum, kus armastus hingab, sest inimesed panevad lauale nii erinevaid asju. Üks paneb raha ja loodab, et sellega tuleb side. Teine paneb seks ja loodab, et sellega tuleb lähedus, aga see pole lähedus. Lähedus on see, kui sa paned lauale iseenda, oma aususe, oma väärtused, oma tundlikkuse, oma piiri, oma töö veri kuni otsukuud. See on aeg, mis näitab inimese olemust, kuidas ta reageerib survele, kuidas ta hoiab su usaldus, kuidas ta räägib, kui ta on väsinud, kuidas ta hoolib, kui ta midagi vastu ei saa, kuidas ta lahendab pingeid. Seks ei ütle seda, aeg ütleb, iseloom ütleb, tegemised ütlevad nii, et ma ütlen, ära anna oma keha enne, kui sa oled näinud inimese hinge. Ära loo suhe tungist, loo see sobivusest, ära vali kiirust, vali sügavust. Sest ainult see, mis kasvab kuuba, püsima aastateks. Aeg enne keha, hing enne iha. Tõde enne tulevikku.